täna oleme Alatskivil ja ütlen ausalt, me siin otsisime, et kuskil vaatasime enam-vähem, et siin kuskil laste mänguväljaku taga peaks olema see mingi Alatskivi välijõusaal, see oli, mis selle nimi oli, jõulinnak ja nüüd me oleme siin jõulinnakus ja ilmselge eesmärgiga saada atleetlikuks. Vaatame järjest üle, mis siin on. Esimene, siin kõrge rohu sees, aga siin on veel rohust olen ma kõrgemal ja töötab hästi. Ilusti, kõhuosa põik, natukene jalgaga kõverdada. Noh, selline asi, mis paned omale kõrvaklapid pähe, lihtsalt annad minna ja vähemalt ei saa öelda, et sa ei ole mitte midagi teinud. Värske õhk, mõnus, meeldiv seltskond. Siin on järgmine vink on siis, kas see oli Kongutas vist oli samasugune laud, kus ma siis rääkisin, et siin saab massaaži teha. Massaažid saab alati teha. Vaatad jällegi mingisugune, kus on mingisugune vanem härra või proua, viskab see sirul, hakkab pressima, väänama, raksu ei tule. Ja kõhulihas kui selline, noh, paned siia varbad siia taha, käed pea juurde ja tagasi üles ja on palju mugavamaid kõhulihasharjutusi, kui siin selle plangu peal siputamine. Noh, jällegi, sa võid ka nii teha. Hopp ja tagasi. Et mõnus tuul tuli. Et kõik, mis siin selle pingiservas veel teha saab, alla ja ülesse, on siis küünanukid on keha lähedal, on triitseps, küünanukid on kaugemal, siin saab siis rinna alaosa venitust. Noh, jah. Kui ta on olemas, sa saad need asjad ära teha siin, ei ole probleemi. Nii, nüüd on siis selline masin. Selline masin, see on alati suur loterii. Mina ei ole nendes masinates pidanud pettuma. Tõmme ja tagasi. Ja nad on kõik standardsed, nendel on üks ja sama mõõt ja tegelikult töötab päris hästi. Töötab hästi siin just selle koha peal, sest seljavenitus on päris hea, võib-olla isegi parem kui ütleme sellisel traditsioonilisel lõuatõmbel. See tehniliselt on see liigutus nagu puhtam. Ma tunnen seda seljavenitust paremini. Aga noh, jällegi, kuna ta on kerge, siis sa võid teha siin mingi vabad 50-seid seeriaid, et ei ole probleemi. Aga vaatame edasi. See masin selle kohta mul ei ole kunagi midagi halba öelda olnud, kui ta just katki ei ole. Nii, ja siit tuleb, ilmselt tuleb ära. Tulebki. Ja tee on konarlik. Ja jällegi. Onu tiktak. Aga ka siin on selline pidur ees, et ega sa siit väga palju, väga suurt ringi teha ei saa. Ringi peale teha ei ole mõtet proovida, et siin on ikkagi lukk on ees. Aga ta on iseenesest huvitav harjutus. Jällegi, et vahelduseks tahad midagi teha, liikuda, siis miks mitte. Nii, see nüüd on jalamasin. Hopp, natukene ettevaatlikumalt peab siia peale tulema, kuna need jalgade alused plaadid liiguvad, siis ja näed. Jällegi, aga siin on nüüd ka, siin tuleb see lukumehhanism ette, sa ei saa väga sügavale minna nendega. Ja lased nii, et hein sahiseb. Noh, jällegi võiks ju mingisugune trimmeriga vend siit nagu natukene puhtamaks teha, aga selliste väiksemate kohtade puhul ongi see probleem, et kiputakse laskma asju käest ära. Ja nüüd siis see asi. Ega nüüd keerleb ja ega nagu muud otstarvet ei näe. Seal on muidugi iseenesest välijõusaali need, lähme pärast vaatame sellega üle. Aga mina näen seda niipidi, ühele poole, teisele poole ja siin see seljavenitus on ka päris hea. Et soojenduseks täiesti selline sobiv. Küll aga hetkel praegu ma jään teile sõbrad vastuse võlgu, mis asjad need on, et mida nendega teha, aga vaatame kohe üle, äkki on siin, muidugi piltide peal on ka, vaatad, sellised vägilased on siin. Ma ütlen, et siin on no minimaalselt on siin Coleman, noh, mitte kehvem mees. Et see annab muidugi motivatsiooni, kui sa teed neid harjutusi, siis su saab selline purakas. Aga siin on küll näidatud erinevaid harjutusi, mida saab teha kangiga,
Iseenesest on hea, et on sellised juhendid olemas, aga nende rõngaste kohta ma kahjuks mingit infot ei saanud. Teisel pool on selline üldinfo. Nii, aga ma nägin kuskil põõsastes sealt taga on veel, siin on üks pink ja seal taga on üks pink. Et vaatame üle lauatennise lauad, need on põhimõtteliselt käivad iga selle välijõusaali juurde, kompleksi juurde. Aga nii, see nüüd jääb lahjaks. See jääb lahjaks, et tal ei ole seda jõudu taga. Et liigutus iseenesest on nagu aus, aga ei tunnud väga, et kuidagi moodi kaunimaks ja tugevamaks oleks saanud. Ja see siin on ilmselt siis jällegi see tasakaalu harjutus, kus sa saad siis sellist, ütleme nii, et ilma käsitugedeta on seda võib-olla nagu ägedam teha. Aga ütleme, ka väga lühikese ajaga sa harjud ära sellega. Ma ei tea, kui see nüüd niisama liigud alla ja üles, et iseenesest jalg on pinges ja ta tekitab sellise tunde, kui me seal 2005 käisime Rumeenias võistlustel, siis seal oli vaba aega, mõtlesin, mingi suur mägi, et ma lähen mäe otsa, ronin üles. Üles ronimine ei olnud mingi probleem, aga alla tulemine siis täpselt need samad lihased töötasid, et kui päris alla jõudsid, siis oli jalg pehme. Nii, siin on muidugi näha, siin on siis selline kompleks, kus sa saad teha rööbaspuud, saad teha lõuatõmbeid, siin on redel olemas ja rööbaspuu iseenesest on hea kitsas, et ei ole lai, liigud alla, liigud ülesse, küünarnukid on keha lähedal, siin töötab suuremas osas käe tagaosa triitseps. Kui sa tahad küünarnukke kaugemal hoida, siis sa pead arvestama, et rinnalihas tuleb mängu. Väga hea liivane põhi. Kangide koha pealt, kus me siin käisime täna Maarja Magdalenas, seal oli see kang oli palju suurema läbimõõduga. Väga hea, et siin on selles suhtes see kompleks iseenesest, kogu see ala on paremini läbimõeldud ja see toru läbimõõt on ka palju parem. Et loomulikult redel on siin jällegi, tuletame meelde, mida saab redeliga teha. Kas siin näiteks kõhulihast vead külgedele, võid selliseid asju teha. Või näiteks oled siin ühele jalale. See on selline lihtne variant, aga samas jälle, kui sa teed 30 kaupa ühele jalale, teisele jalale, siis see jalaosa töötab päris hästi. Siin on jälle see käte peal liikumine, see eeldab jällegi seda, et sa oled vähe kergemas kaalus, aga ta on üsna sellise võimsa jõuga ning siin kahe toru vahel näiteks, kui sul on sellised pikemad võimsamad käed, siis rinnavenitus. Küllaltki võimsa venituse annab siin ja tagasi. Lähed sügavalt ette ja tagasi. Nii et mänguruumi on omajagu, ikka tuletan meelde, vaadake seda Visade vendade projekti jälgige, et me püüame käia sellel suvel võimalikult paljud maakonnad läbi ja kui on mingid küsimusi, andke tuld, kommenteerida tahate, loomulikult jagamine ei tee paha ja siis pöidla osa ka see on, ma ütlen, et see ülendab hingi, see on nagu selline osa, mida me nagu iga kord, kui tank helistab mulle, et kuule, üks pöial pandi juurde ja siis me koos vaatame ja naudime ja see on väga selline võimas tunne. Nii et kui tahate, et igav ei oleks, siis hakake jälgima ja teeme koostööd, kui teil on mingisuguseid viiteid, tahate jagada meiega mingisuguseid saladusi, välijõusaalidega seotud saladusi, siis me võtame kogu informatsiooni vastu. Püüame ka vajadusel võib-olla mõne kohaliku omavalitsuse inimese tähelepanu juhtida mingisugustele probleemidele. Me oleme ju näinud neid saale, kus tegelikult see seis on olnud üsna nutune. Et kõik vastavalt võimalustele, aga teile me soovime sellist mõnusat, ägedat suve jätku, liikuge, käige, pöörage toitumisele rohkem tähelepanu. Toitumisega on see osa, millest me ei ole veel siiani rääkinud, et põhimõtteliselt, kui sa ikkagi tahad head vormi, siis umbes 80%,
minu praktikas vähemalt 80% määrab toitumine ja 20% on treening. Et ei ole nii, et sa teed päevas mingi 5 tundi trenni, sööd, mis sa tahad, on ju. Üldiselt selles valguses üldiselt see vorm väga ei tööta ja ei toimi. Aga praegu tõmbame Alatskivilt otsad kokku, me käime võib-olla veel Alatskivi lossis, kui me juba Alatskivil oleme, käime Alatskivi lossist läbi ja võib-olla siis läheme ka Sibula teed mööda. Tank ütles, et ma küsisin, kas sa oled Sibula teel käinud, on ju? Ma ei tea, noh järelikult ei ole käinud, sest see on ju ikkagi nii teistmoodi selline piirkond Eestis. Aga näeme mõnes teises videos, elage meile ilusti kaasa, nautige kõike seda, mis me teeme ja toetage ja ägedat suve jätku.